Ja tere õhtust! Algab järjekordne valimisstuudio, järjekorras eelviimane. Valimised, nagu kõik ilmselt juba teavad, üle homme 4. märtsil ja homme üks päev enne valimisi saavad siinsamas stuudios kokku meie peaministrikandidaadid. Neid on 7 nendest erakondadest, kes lähevad välja täisnimekirjaga, see tähendab 101 kandidaadiga. Täna on aga meil hoopis teistsugune saade. Täna ei ole meil siin peaaegu üldse elukutselisi poliitikuid. Täna on üksikkandidaatide ja 3 erakonna esindajate käes kord valimisväitlust pidada ja nagu te seda ka ilmselt juba teate, need erakonnad on täna valitud siis selle järgi, kellel ei ole välja panna täit nimekirja 101 kandidaati. Ja kohe saame kõigiga Riibu Rodamööda tuttavaks. Aitüma. Ja järgmine on Svetlana Ivnitska. Palun. Tere õhtust. Mina kandideerin ringkond number 1. See on Kristiine, Põhjarajoon ja Haabersti rajoon. Tallinnas. Ja kuna 98% elanikud on parteitud, sellepärast tahaks proovida kandideerida üksikuna kandidaadina, et muuta Eestis nagu paremat elu. Mis ametit te peate? Mul olid mitu ameti. Telefonivõrgud spetsialina, sekretärina ja müüjana. Aga mis see põhiline asi on, mis on see sõnum, mida te tahate nagu valijani viia? Väga palju. Tegelikult esimene, mida ma teeks, ratifitseerida inimõiguse deklaratsiooni. Mis sellega on? Et oleks kõik nagu kirjas inimõiguse deklaratsioonis. Et kõik elu peaks olema nii, nagu on kirjas. Eestis ei ole teie mitte nagu praegu. Eestis praegu näiteks on orjuse riik, muud midagi. No öelge üks punkt, mis Eestis üle rikutakse. Eestis on odav tööjõud. Selge. Ja. Te olete sündinud Petserimaal. Petserimaal, jah. Petseri oli teatavasti kunagi Eesti Vabariigi osa. Oli. Mis te arvate, kas Petserimaa peaks uuesti saama Eesti Vabariigi osaks? No see oleneb rahvast ikka. Tuleb rahva referendumi teha sellepärast. Kus seda peaks korraldama? Kas Vene Föderatsioonis või Eesti Vabariigis? Rahvas peab ise otsustama. Ma arvan nii. Eesti rahvas või Vene rahvas? No Eesti rahvas ja Vene rahvas. Nii sealt poolt kui teiselt poolt. No aga kuidas nagu teie isiklik nägemine oleks, et kas Petserimaa võiks olla Eesti osa? Miks mitte? Teie olete seal sündinud küll pärast seda, kui Eesti Vabariik oli juba mõneks ajaks ära kadunud. Mina sündisin 53. aastal näiteks. Ja lapsepõlvest tulin Tallinnasse elama. Kust teie suurepärane eesti keel pärit on? No, elu õpetas ikka. Aitäh. Proua Ivnitska, mis teie arvate rahvussuhetest? On see olukord nii hull, nagu Klenski maalib või läheb kohe löömaks või alles mõne aja pärast? Kas teie tunnete ennast Eestis alla surutuna? See võib nii ja naa, eks ole, proovida teha. Mitte nagu käega lööma. Aga kas teie tunnete, et kuidagi ahistatakse teid, diskrimineeritakse, et te olete teise sordi kodanik, et te ei saa kuhugi kandideerida või mõnda ametiposti täita? No kui võtta venekeelset näiteks inimesi, siis küll diskrimineeritakse küll, jah. Teid ka? No mind võib-olla mitte, aga teisi küll. Mismoodi seda tehakse siis? Ei anta tööd? Näiteks sellele töökohta, kuhu saaks näiteks venekeelse inimene minema, ei saa. Ei võtta lihtsalt tööle ja kõik. On teid ennast kuskilt tõrjutud? Sellepärast, et te olete rahvuselt venelane? Mind isiklikult mitte. Svetlana Ivnitska, mis see teie asi on, mida te hakkate ajama? Kui ma saan Riigikokku, siis esiteks tahaks seda nõuda, et sotsiaalkaitse oleks inimestel, et minimaalne rahatoetus oleks iga ühel. Sellepärast, et ökonoomika arenemise tõttu peaks iga üks inimene saama kasu sellist. No, sellist.